Tere! Kevad saabus taas ootamatult. Täna räägime Martin Leveriga viljapuude hoolduslõikusest ja viljapuuaia kujundamisest. Nuputame ka, kuidas muuta väike rõdu mõnusaks eluruumiks. Ja nüüd põnev teema, viljapuude võrakujundus. Viljapuuaia rajamine tänapäeva väikestesse aedadesse võib ruumipuuduse tõttu sootuks ära jääda. Mis on sinu soovitused ette võtta juhul, kui on väike aed? Viljapuuga annab kujuga mängida. On niisugused variandid nagu spaleer, õunapuud. Need on poogitud kääbusalusele, mis ei kasva ka väga suureks. Ja neid on võimalik siis noorest peast hakata kujundama niimoodi, et aias väga palju ruumi ei võta ära. Pannakse siis aeda toestus sellele puule kindlasti ja pannakse ka tugevad traadid, kuhu siis saab seda viljapuu oksi nagu külge siduma hakata noorest peast, et siis spaleer jääks. Kääbusalustel noored õunapuud on madalad, nendelt tuleb ka päris palju vilju ja on mugav kätte saada. Lõigata on ka neid väga mugav, kuna lihtsalt ülejäänud oksad, mis spaleerkujust välja kasvavad, kõik välja lõigata ja siis uusi oksiga saab sinna traadi külge siduda. See on ka väga suur pluss, et saab rohkem ka päikest, rohkem vilju, tuul käib hästi läbi, ei teki väga kergesti ka haigusi, mis on suure võra puhul nagu probleemiks aedades. Spaleer on väga hea kitsa aia puu. Milliseid viljapuusorte on veel võimalik niimoodi spaleeris kasvatada? Tegelikult saab ka kõiki viljapuid kasvatada, et pirn ja õun on sellised, mis on nagu niisugused tugevad puud, mis kannatavad ka niisugust painutamist ja sidumist. Kirss ja ploom, neid võib ka spaleeri panna, aga tema natukene niisuguse teistsuguse võrakujuga, et ploom on eriti ise niisuguse püstise võrakujuga, et seda väga ei pea nagu spaleeri panema. Kindlasti tuleks kõikidest spaleeri alustada noorest viljapuust. Siis on nagu võimalus hästi nagu seda teha. Et kui on näiteks 3-4 aastat juba aias on, see on natukene raske juba sinna peale teha seda spaleeri, siis tuleb hästi palju nagu ära ka lõigata. Kui on lõunapoolne sein ja tuulevaikne koht, mida sinna võiks spaleerida? Kõike viljapuid, isegi meil Eestis ka kasvatatakse ka aprikoosipuid ja virsikupuid. Lõunapoolne külg on väga hea natukene külma hellale taimedele, puudele. Neid võib siis sinna panna ja spaleerida nagu sinna traatide külge siis. Kui puud on väga suured, siis alguses kindlasti ka tugev toestus panna, et siis 5 aasta pärast nagu probleemi pole, et ümber kukuda. Kuidas sina suhtud viljapuudest madalhekkidesse? Ma olen näinud neid ainult nüüd Räpinas, kus on nagu kasvatatud neid päris ääristaimena isegi. Nad on ka kääbusalusel, väga madalad. Sealt saab ka päris hästi vilju, et neid tegelikult väga hästi õnnestub niimoodi kasutada. Kui nüüd rääkida viljapuu lõikamisest, mis selle õunapooga varem tehtud on? Mis seisus ta praegu on? Millises kõrguses ja olekus sa sellist traditsioonilist viljapuuaeda üldse hoida soovitad? Selle puu puhul on just eriti näha, et väga hea kõrgusega juba, et saab ise käega kätte. 3-4 aastat tagasi on see lõigatud nagu tagasi päris tugevalt ja nüüd on siin siis juba selline võra, et kõrgemaks enam ei lase. Tulebki nüüd niimoodi kujundada, et hoida seda kõrgust, laiust ja siis juba jälle need aastased kasvud siin püstised kõik ära võralt võtta ja sissepoole kasvavad oksad ja katkised oksad ja haiged oksad. Seda kujundada niimoodi, et enam kõrgeks ei kasva. Siin võra sees on väga hästi näha, et väga palju on neid aastakasve või mitme aasta kasve, mis on püstised, mis kõik tuleb välja võtta selleks, et ülevalt poolt tuleks valgust juurde. Väga palju on nagu aedades näha ühte suurt viga inimesed teevad, mida nagu ei tohiks üldse teha, et kui nad lõikavad neid aastaseid kasve, siis nad lõikavad tavaliselt nagu niimoodi, jätavad tüüka. Siit tuleb kindlasti kohe 100 uut kasvu, et alati see kasv tuleb ära lõigata hästi lähedalt oksale. Tera võiks ka olla just seda pidi, et siis hästi lähedalt tuleks see ära ja siit nagu ei tule enam uut kasvu. Kui tuleb siin jälle uusi aasta kasve, siis vesivõsud, mis on rohelised, selle aasta kasvud, peale jaanipäeva saab need ka ära rebida.
ja see on muidugi väga hea võimalus selleks, et siis ei tule neid uusi kasve kohe peale, tekib selline auk, see auk kasvab kinni ja kevadel pole probleemi üldse jälle siis lõigata. Aastakasvudega osadega tuleks siis niimoodi teha, et võra puhul ka natukene jätta alles selliseid oksi, mis on juba lõhtsas asendis, mis ei ole hulk sirged. Puul kindlasti tuleb ära lõigata ka haiged kohad, siin on hästi näha, et on juba haigus sees, tuleb kindlasti nüüd välja lõigata. Mis on väga tähtis, haiged oksad, need tuleb kindlasti ära põletada, et kuskile seisma ei tohi neid jätta, sest see on seenehaigus ja seenega lendab ta edasi kuskile teistele puudele. Siin olen ma juba lõiganud niimoodi ära, et enam kõrgemaks ei lähe ja natukene ka kitsamaks. Ja selline võiks nüüd õunapuu võra nüüd välja näha peale lõikust. Õunapuudega on selline lõikus, et ta on nagu keeruline. Et kui inimesed ise sellega toime ei tule, siis tuleks kindlasti kutsuda spetsialist enda aeda, kes kujundab teil võra ära ja kes räägib ka juurde, kuidas käituda siis järgmine kevadel. Et järgmine kevadel on siis võimalus teil endal ise kujundada seda võra. Väga tähtis on see, et õunapuu võra ära ei rikuta, et seda on juhtunud, et inimesed on õunapuu nii ära rikkunud, et mitu aastat õuna ei saa ja siis läheb veel jälle paar aastat aega, kuni siis jälle õunu saada, et võra siis jälle korda saab. Kui suur erinevus erinevate viljapuude lõikuse vahel on? Erinevus on selles, et praegusel ajal saab õunapuid ja pirnipuid lõigata, et ploomipuud saab siis suve keskel lõigata või augusti poole. Pirnipuuga on ka selline asi, et teda võiks ka lõigata päris julgelt, et inimestel on aedades pirnipuud 80 meetrised. Sealt võib ka väga hästi võtta motorsaegu kohe suuri oksi maha. Siin on näha üks noorem pirnipuu, mis on kunagi istutatud ja pole nüüd lõikust saanud, et siis tegin talle ka väikse ilulõikuse, et ta väga kõrgeks ei lähe. Pirne saaks tervelt kätte, kuna kui pirn ikka maha kukub, ta läheb kohe lötsiks, et ei ole hea süüa. Et võib täitsa julgelt ka niimoodi pirni lõigata, et see pirnipuuga ei juhtunud mitte midagi. Kastmisreservuaaridega taimekonteineritest ja muust rõdule hästi sobivast, mis kõik on müügil nii Hansaplandis kui mujal, räägib Anita Schetteligist. Kuidas saaks ka väikseima rõdu oaasiks muuta, nii praktilisuse kui ilu poolest? Meil on pakkuda päris hea laevavalik ilusaid disainikaid maitsetaimepotte, ümbrispotte, lillepotte, ehk et rõdud saab teha väga kauniks lillemereks või siis maitsetaimede mereks. Näiteks on meil siin pakkuda selline lillesild, ta saab panna siis rõdu äärele. Siin on kaasas olemas sellised fiksaatorid, mis võtad ära, paigutad siia alla ja siis vastavalt, kui lai on rõdu, saab need ilusti ära fikseerida, et siis ei kuku pott kuskile poole välja. Ja samas saab ka ilusasti ära näidata siia poole lilled ja sinna poole lilled, et jääb väga ilus. Teine selline hea näide rõdust on selline uudistoode, mis on siis ka täpselt samamoodi, et paned jällegi rõdu ääre peale, siia poole saad panna lilled, selle poole tõstad siia üles ära ja siia saad panna kohvitassi, ajalehed, et hästi mugav on olla, nautida oma rõdu. Kindlasti, mida saab veel rõdul ära kasutada? Saab ära kasutada selliseid vahvaid väikseid maitsetaimepotikesi või siis panna siia lillekesed sisse. Kõik kinnitused on kaasas olemas, et sellepärast ei pea muretsema, saab kõik ilusti turvaliselt ära kinnitada. Lisaks saab pakkuda veel sellised variandid. Siia võib nüüd istutada vaheldumisi taimi, et panete siia maasikaid, maitsetaimi, lilli, ehk et võite teha sellise vahva Tootsi peenra kõrgusesse. Lisaks on välja pakkuda selline vahva istutuspott, mida saab panna ümber veetoru. Ehk et saate oma veetorud teha kauniks, samas jällegi efektiivselt pinda ära kasutada. Rõdul on ikkagi kõige suuremaks mureks läbi suve kastmine. Kas siis ei olegi hea mõte endale rõdutaimi hankida, kui tahaks näiteks mõneks ajaks kodust ära minna? Istutamata ei pea kindlasti mitte midagi jätma. Selleks on olemas väga head lahendused suure veemahutavusega istutuspotid, kuhu saab siis panna päris palju vett sisse. Lisaks saab juurde panna sellise näidiku siia, mis siis näitab ära, kui palju teil vett parasjagu sees on. See nüüd hoiab päris kindlasti teil
nädal-poolteist, sõltub nüüd sellest suvest, kui kuum on, hoiab kindlasti vett sees, et ei pea minema täiendavalt kastma. Loomulikult disainpottidel on täpselt samamoodi olemas reservuaarid all, kas siis sellise väikese aluspoti näol või siis on olemas sellise, ütleme nii, et peaaegu märkamatu reservuaarina, topeltpõhjaga. On kindlalt kinnitatud, ei kuku ära ka. Lisaks on kindlasti hea kasutada juba, kui te hakkate istutama, kasutada sellist keeli, mis segatakse mulla sisse ilusasti ühtlaselt ära ja see vähendab tegelikult kastmisvajadust kuni 4 korda. Ehk et see on ka hästi mugav, kui tahate vahepeal ära käia reisimas, puhkamas, et siis ei pea keegi naabrinaine teelilli kastma. Mis on veel selle kevade uudised taimekonteinerite vallas? Kindlasti on inimesed mõelnud kodus omale välja väga head kontseptsioonid juba, mis värve nad tahavad kasutada, mis värve lilli nad tahavad istutada. Disaini vallast on olemas sellised päris vahvad potikesed, siia võib siis panna näiteks oma aiatööriistad, võite panna siia maitsetaimed, võite panna siia ilulilled või laps paneb siia mõned oma väikesed pet shopid näiteks sisse. Täpselt samast sarjast, samast värvivalikust on võimalik tegelikult leida nüüd siit valikust ka sellised väikesed vahvad korvikesed, mida samamoodi saate kasutada siis istutamise jaoks, oma tööriistade hoidmiseks või siis ütleme ka sellised korvikesed. Loodust armastavale inimesele on meil ka pakkuda kookossisuga amplid, rõdukastid, millel on siis ilusad sepistatud äärised, kinnitused olemas. Need on ka väga efektiivsed suvel. Kui nüüd on rõdu ääred on kõik ilusasti ära kaunistatud, kui rõduseinad on ilusasti ära kaunistatud, siis nüüd oleks õige aeg vaadata, mida panna terrassi põrandale, rõdupõrandale. Ehk et saab ära kasutada sellised ilusad suured potid, näiteks panna sinna hästi palju suvelilli või panna kõrrelisi. Kindlasti on see pott hästi vahva just kasvatamiseks, näiteks panete siia potti, panete kollase paprika kasvama, sellesse potti panete punase tomati kasvama ja näiteks lillasse potti võite panna baklažaani kasvama või lavendli. Miks mitte? Igaüks leiab omale siia midagi huvitavat ja värvilist sisse panna. Sinu kodu kauniks teeb sisustusveeb.ee. Sadoliini värvikeskuse kauplused Tallinnas, Tartus, Pärnus. Kuidas seda ja kõike muud rõdule sobitada, räägib Hansaplantis aiandusspetsialist Arnold Hannust. Arnold, mis on sinu soovitused rõdu kujundamiseks? Kõigepealt tuleb vaadata, missugune on sinu rõdu. Kas ta on hästi kitsuke, lühike, pikk, lai, ulatuslik, kas ta on vaba õhu käes või on ta millegagi ümbritsetud ehk kaitstud siis välisõhu eest. Vastavalt sellele tuleb hakata valima siis vahendeid, mis sinu konkreetse rõdu peale mahuksid ja mis sinna ka sobiksid. Sinu kõrval on selline põnev vertikaalaia variant. Kus seda võiks kasutada? Võib väga edukalt kasutada ju oma rõdu tagaseina kaunistamiseks või näiteks majja välisukse kõrvale seina peale. Mis põhimõttel see vertikaalaed töötab ja kuidas seda kokku panna? See vertikaalaed töötab automaatkastmissüsteemi põhimõttel. Selleks hetkeks, kui on vaja seda tulpa kasta, tulebki ühendada ta voolikuga. See võtab hästi vähe aega, mõnest sekundist 2-3 minutini ja kogu see tulp juba kastetud ongi. Kokkupanemine algab sellest, et kõige alumisele detailile ehk põhjale on tarvis kõigepealt siia asetada drenaažiks killustikku. Ja seda saab asetada siia nii palju, kui see süvend võimaldab. Nüüd tuleb ära paigaldada see kastmisvoolik. Ja järgmisena panemegi siis esimese toru siia alusele peale. Siin on vooliku kinni hoidmise klamber toru sees. Surume selle vooliku siia klambrisse ja ei jäägi üle muud, kui
võtta nüüd substraat, mida me kindlasti ostame kusagilt aianduspoest ja ei lähe mitte aiamaa peale ega ei võta seda looduslikku mulda. Tavaliselt aiamuld ei ole piisavalt hea struktuuriga, sisaldab liiga palju savi. Koos mullaga tulevad kaasa kõiksugused muud elusolendid nagu vihmaussid ja võib-olla mitmed muud loomakesed. Millest lähtuda poes mulla ostmisel? Selge on see, et kõik on nad kokku segatud turba baasil. Osadele substraatidele on lisatud ka naturaalset komposti, aga sel juhul on see kompost kuumutatud, ehk ta ei sisalda mingite putukate ega muude elusolendite mune ega neid putukaid endid. Ja selle substraadi siia torusse asetamisega tuleb nüüd silmas pidada seda, et substraat jääks esimese augu poole maa peale, et ei jää täpselt augu alumise äärega tasa. Niisugusse torusse võib istutada igasuguseid taimi. Nad võivad olla suvelilled, aga nad võivad olla ka maitsetaimed. Kui nüüd hakata seda taime tulpa või vertikaalseina nüüd aprillis kohe istutama, siis tuleb alustada muidugi külmakindlatest taimedest. Ja lilledest üks kõige külmakindlam taim on muidugi võõrasema ja ka sarvkannike. Muidugi on võimalik selle tulba sisse istutada ainult niisuguseid taimi, kellede juurepall veel mahub siia auku sisse. Aga me võime vabalt seda palli pigistada väiksemaks. Selleks teeme selle palli märjaks, siis ta läheb pehmeks. Võib täiesti vabalt osa mulda siit otsast ka ära võtta, isegi koos mõningate juurtega. Nii, ja ongi istutatud. Kui kaua see substraat neid taimi seal posti seest toidab? Kui siia ei ole lisatud juba eelnevalt osmokootseid väetisi ja näiteks sellele konkreetsele substraadile ei ole neid lisatud, siis me lihtsalt mulla asetamise käigus paneme näpuotsaga ka natukene seda teralist osmokootset väetist siia sisse. Natukene mulda, siis jälle natukene väetist. See osmokootne väetis on väga hea selle tõttu, et ta väetab taime tegelikult terve suve jooksul. Miks on tähtis see, et me panime mulda natuke kõrgemale, kui on see augu alumine äär? See on tähtis selle tõttu, et taime vars ei vajuks vastu seda kõva äärt. Milliseid maitsetaimi nüüd aprillis oleks juba hea vertikaalaias kasutada? Seesama petersell ja kõik teised külmakindlamad maitsetaimed, salviad, mündid, sellerid, laugud. See mulje vahetult pärast istutust näeb välja üsna selline kahvatu ja õnnetu, et taimed vaatavad vales suunas. See on kõik täiesti normaalne. Võtab ainult üks ööpäev või paar-kolm ja taimed keeravad ennast loomulikult kõik valguse poole ja mõne aja pärast hakkab see post välja nägema täiesti normaalsena. Oskad sa öelda, milliseid köögivilju võiks rõdul kasvatada nüüd juba aprillikuus? Köögivilju ikka praegu aprillikuus lahtise rõdu peal veel kasvama panna ei saa. Kui külmade oht mööda läheb, see on siis kunagi maikuus, miks mitte, rõdu peal võib kasvatada tomatit. Kuid praegu aprillis võiks rõdu peal kasvatada maitsetaimi, ikkagi neid külmakindlaid. Üks väga lihtne moodus oma rõdu peal kasvatada kas köögivilja, maitsetaime
või miks mitte ka mingeid lihtsamaid lilli, on osta endale niisuguse kotiga substraat. Siin on ka ette nähtud kohad, kuhu teha auk selle koti sisse ja istutame siit august oma köögiviljataime või ükskõik mis taime siia koti sisse. Ja tegelikult istutame taime täpselt nii, nagu me istutaks teda peenrasse. Et vajutame ikkagi korralikult kinni ja vaatame, et ta jääb kenasti püsti seisma, et juured ei jää kuidagimoodi õhu kätte. No sellel tomatitaimel oli püsti seismiseks potis kaasa torgatud juba kepikene, aga jätamegi selle kepikese ka praegu talle siia kõrvale. Siin Hansaplantis on suur valik rõdu sisustamiseks sobivaid tooteid. Millest lähtuda amplite valikul? Lähtuma peabki nüüd sellest, kuidas me tahame oma rõdu sisustada. Kas me kaunistame seda rõdu nii-öelda seestpoolt, et see on ainult meile endale nähtav. Või me kaunistame rõdu niimoodi, et ta mõjub tervele sellele korterelamule ja tervele tänavale. Kui me mõtleme enda seisukohalt, et ainult meie näeme, siis on tõesti väga mitmesuguseid võimalusi. Rõdu põrandale võib ju asetada mis tahes konteinereid, mis meile aga endale meeldib. On nad siis vaasid, kastid, potid mu pärast ja neid on tõepoolest väga suur valik. Kui aga kaunistada rõdu äärist, nii et see paistab välja tänavale, siis peab olema terve maja inimestega üks arvamus, üks nõusolek, et kõik need rõdu äärise lillekastid oleks ühte tüüpi, samad kastid ja tõenäoliselt isegi lilled või muud taimed nendes kastides oleksid ühesugused. Et kui nüüd iga inimene oma rõdu teeb oma maitse järgi ja tahtmise järgi, siis kujutage ette, missugune see maja võib välja paista tänavalt vaadates. Kui me räägime sellest rõdukastist, mis on puidust ehitatud ja pealt nähagi juba hästi mahukas, siis oleks niisuguse rõdukasti puhul mõistlik kasutadagi juba võimsamaid ja suuremaid taimi, miks mitte ka pikemaealisi. Siis me võime sinna istutada isegi okaspõõsaid, mingeid kääbus lehtpõõsaid, ilusaid sihvakaid kõrrelisi, loomulikult ka suvelilli, ehk me võime kujundada niisugusesse tõsiselt mõjuvasse ja naturaalselt mõjuvasse vaasi teatud taimemaastikku. Kui me nüüd istutame sellesse rõdukasti püsitaimi ehk siis isegi väikesi puidpõõsaid, mis peaksid idee järgi jääma ju sinna ka talveks, aga pluss on juba see, et kast on tehtud puidust, puit hoiab iseenesest sooja ja me saame ka midagi ette võtta, me saame kasti soojendada näiteks penoplastiga talveks. Selline ta täna sai. Kohtume järgmisel laupäeval.